Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere, te kuulate Regionaalhaigla Tervise pooltundi ja täna me räägime insuldist ja saates on 4 külalist, kellele ma palun ennast kohe ka tutvustada, palun. Ja tere kõigile. Mina olen Triin Naudi ja mina olen siis Regionaalhaigla insuldiprojekti juht. Nii, tere. Mina olen Liise Eiber ja mina olen insuldiõde juhtumi korraldaja. Tervist. Mina olen Ingrid Saarmets ja töötan tegevusterapeudina. Tere, mina olen Helen Kirt ja mina olen insuldiprojektis koostööpartneriks patsiendi vaates ja kogemusnõustajana. Nii, aga enne kui me insuldist paranemisest ja taastumisest räägime, siis kunagi ei ole liiast üle käia veel ka need sümptomid või ohumärgid, mille korral on alust kahtlustada insulti ja mille korral inimene kindlasti peaks arsti juurde pöörduma, sest on ju väga ohtlik see, kui nii-öelda jäädakse hiljaks või magatakse maha ja aju saab juba rohkem kahjustada, nii et mis oleks need märgid, mille korral kindlasti võiks kahtlustada insulti ja tuleks arsti peale pöörduda? Esmalt siis tunnuseks võib-olla insuldi kohta ütleks seda, et insult algab järsku, et sümptomid algavad ootamatult. Mis välja tooks võib-olla on siis ühe kehapoole halvatus, et jalg ei kanna hästi, kätt ei saa hästi liigutada ja teine võib-olla tooks välja see, et on kõnehäire, et inimese kõnest ei saa hästi aru, inimene ei suuda ennast ka niimoodi väljendada enam, nagu ta tahaks. Aga sellised hästi kerged nii-öelda mikroinsuldi juhtumid, kus lihtsalt inimene tunneb ennast korraks halvasti ja siis see läheb ruttu üle, et kui ohtlikud need on, kas sellistes olukordades peaks ka kindlasti arsti poole pöörduma, kas need üldse on võimalik niimoodi ära tunda, neid olukordi? Ja seda kutsutakse siis tiiaks, et tõesti sümptomid mööduvad iseenesest ja üsna kiiresti võivad need mööduda, aga sellest olenemata tegelikult peaks pöörduma siis erakorralisse. Aga mis need sellised kergemad sümptomid on, et see ühe kehapoole halvatus juba on päris selline raske sümptom, aga sellised kergemad, et mis need on, mis peaks ärevaks tegema ja arsti poole pöörduma sundima? Tegelikult need samad, ühe nagu kehapoole halvatus võib ka mööduda üsna kiiresti, et võibki siis selline mulje jääda, et ei ole vaja pöörduda, et mul läks juba ise parem, läheb juba üle, et paremaks, et tegelikult seesama ja kõnehäire samamoodi, et ei suuda ennast väljendada, keegi kaaslane ütleb, et ma ei saa aru, millest sa räägid, aga siis mingi aja pärast jälle kõne taastub. Et siis need on ka need ohumärgid. Aga nüüd, kui on juhtunud see, et inimene on insuldi saanud ja on esmase kiire ravi saanud ja tal on sellest haigusest ikkagi tulenevad mingisugused järelnähud, kas kõnehäire või liikumise häired või midagi muud, siis algab pikk taastusravi. Ja see on selline koht, kus võib saavutada häid tulemusi, võib ka mitte, aga igal juhul proovima peab, et kuidas see taastusravi täna on korraldatud ja mis see endast ikkagi täpsemalt kujutab? Kõige olulisem on ikkagi see statsionaarne taastusravi, mis järgneb siis raskematel juhtudel, et mõned kergemad juhud jäävadki ilma statsionaarse ravita, kuna seda pole vaja, inimene on suuteline ise hakkama saama kodus ja ta läheb nii-öelda tavaellu tagasi ja saab oma eluga päris hästi hakkama. Aga raskem on siis nende patsientidega, kes lähevad kohe statsionaari, sageli neil juhtub see kuskil töö juures või tänaval see insult ja kui ta nüüd jõuab lõpuks statsionaari, siis loomulikult on see meeskonnatöö, seal tegeleb siis vastavalt vajadusele logopeed, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut ja siis ravimeeskonda juhib raviarst. Aga kui kaua see taastumine aega võtab, kui aeganõudev protsess see on? Esimene pool aastat on selline kõige suuremate muutuste lootuses see taastusravi, et siis saab veel paljugi muuta ja kõige sellised kõige suuremad muutused toimuvadki esimese poole aasta jooksul, aga üldse kokku me räägime laias plaanis 2 aastast. Et siis on nagu see põhiline tase saavutatud ja edasi on rohkem elama õppimine selle haigusega. Aga kui suur roll patsiendil endal on seal, et tegelikult
paljud harjutused ju nõuavad sellist suurt järjekindlust ja võib-olla inimene, kes ennast halvasti tunneb, ei ole üldse nagu motiveeritud ka väga niimoodi vaeva nägema ja selles mõttes tunneb ennast haigena, et kui palju see patsient ise saab ära teha ja kuidas üldse leida seda enese usku või seda motivatsiooni, et kõiki neid harjutusi kaasa teha? No, eks sinna patsiendi enda panusesse kõik nagu taandubki. Et kui palju ta ise kaasa töötab, kui motiveeritud ta on ja siin on meeskonnatöö teda motiveerida loomulikult. Kuid ütleme, see motivatsioon ja sellele järgnev teostus, see on iga insuldi puhul erinev täiesti, et mõni patsient, ta on väga motiveeritud, aga talle lihtsalt sellele järgne korraldusele nii-öelda ei järgne tegevust. Et ta mõtleb, ta küll tahaks midagi teha, aga sellel lihtsalt ei järgne reaalset tegevust sellele. Et siis ongi meeskonna jaoks on see selline jälle väljakutse, et kuidas teda motiveerida ja võib-olla vahest on lihtsalt vaja patsient nii-öelda voodist püsti tõsta ja isegi natukese sundida tegema midagi. No me teame trenni tegemisest spordis seda, et selliseid häid tulemusi saavutatakse ainult siis, kui täpselt järgida treeningplaani ja olla hästi järjekindel, et kas selle taastusraviga on samamoodi, et võib siin spordist paralleeli tõmmata? Jaa, võib küll, et naljaga pooleks öeldes see peaks olema nagu range režiimiga spordilaager, kus inimesele ei jäeta eriti palju mugavustsoonis viibimiseks ja lihtsalt peab tegema, peab pingutama, et mingeidki tulemusi saada ja ka üks aspekt on see, et kõik need tegevused, mis patsiendiga tehakse, peavad olema sisulised tegevused, mitte lihtsalt jäseme liigutamine, et sellel peab olema mõte, sellel peab olema sisu, sest aju peab kaasa töötama, muidu jäävad tulemused napiks. Nii et piltlikult öeldes peab nagu nautima seda tegevust isegi, et tegema seda nagu niimoodi hingega, et mitte lihtsalt mehaaniliselt. Ja pigem teevad seda tegevust vist alguses terapeudid hingega. Hiljem hakkab patsient ka aru saama, et see on tõesti kõik tema heaolu nimel, et sageli peavad nad hakkama otsast peale õppima absoluutselt kõike, alates tualetitoimingutest ja lõpetades kõige muu igapäevategevustega. Et see ei ole üldse kerge väljakutse, see on väga raske ja see halvatud kehapool, mida peab juhtima, on raske nagu 50-kilone seljakott sul küljes, mis ei liigu ja ei taha kuidagi koostööd teha. Et see seab väga suured väljakutsed patsiendile ja ka samamoodi meeskonnale, et patsienti ennast panna uskuma, et sa oled selleks suuteline. No, meil on vestlusringis ka üks patsient, kes äkki saaks oma kogemusi jagada, et rääkige palun oma muljetest, kogemustest, et kuivõrd väljakutsuv see taastusravi oli ja kui palju te ise pidite pingutama ja kuidas see kõik käis? Minu pingutused tegelikult algasid sellest, et ma proovisin endale leida mingisugust abi ja kui ma siis lõpuks taastusravini jõudsin, siis ma alustasin tegelikult selle pingutamisega kohe, et ma sain kohe aru, et see vägagi mind aitab, et ma olen üsna kurvas seisus ja tõesti see on üks suur järjepidevus ja kannatlikkus ja töö iseendaga ja et tõesti südamega seda kõike kaasa teha ja sa näed, kuidas tulemused ka ju tegelikult tulevad, et see on see selline kirss tordile, et aga kui suur teie selline progress või edasiminek oli sellest nii-öelda kõige halvemast seisust kuni selle kõige parema seisuni? Siis taastusravi ajal, et olid mõned, tegelikult selle taastusraviga ma ju tänaseni jätkan, aga jah, alguses olid mõned sellised tegevused või toimingud, mida ma üldse ei saanud teha, täna ma saan neid juba paremini, et ja see on juba suur rõõm, et see on juba võit.
aga nüüd lähedased, perekond, kuidas nemad saavad kaasa aidata, sellepärast et noh, see sundimine ja motivatsiooni leidmine üksinda on kindlasti raskem kui lähedastega koos. jah, see on vägagi seotud sellise emotsionaalse poolega, et lähedastele kogu see insuldiga seotud selline probleem, siis mulle kohati tundus, et see oli nagu suurem kui mulle endale, sest ma ise olin nii hõivatud selle taastumisega, et lähedastele, mis neil muud üle jääb, kui lihtsalt kõrval seista ja vaadata ja oodata ja innustada, kui on vaja. Et minu lähedased loomulikult innustasid mind ja tänase päevani, et aga millised spetsialistid üldse sellise insuldist taastumise ja taastusraviga kaasatud on, et siin enne oli juttu logopeedist ja kes seal veel on, kes selles ravimeeskonnas on? Mina ise olen kokku puutunud siis kindlasti füsioterapeut minu puhul, siis tegevusterapeut, siis psühholoog ja toitumisnõustamine, et võib-olla see toitumine on ju ka tegelikult väga oluline, et see kogu see kombo on nagu väga vajalik. Need teised spetsialistid on võib-olla rohkem mõistetavad või tuntumad, aga tegevusterapeut, et kes see on, mida tema teeb? Tegevusterapeut tegeleb siis eelkõige inimese tegevusvõimega ja kõige sellega, et ta saaks endaga igapäevatoimingutega hakkama. Kui patsient liigub, on seda kõike palju lihtsam teha, palju lihtsam mõista, aga kui see patsient on pigem rohkem voodis ja vähem istuvas asendis või lihtsalt, kui üks kehapool ei tööta, sa küll liigud, sa oled suuteline kuidagi kõndima, aga sul üks kehapool ei tööta, siis me räägime hästi lihtsatest toimingutest, millega me peame hakkama saama ühe käega. Ehk et kas või näiteks hammaste pesu, me peame saama lahti hambapasta tuubi, panema kuidagi selle pasta harja peale ja siis oma hambaid pesema, seda kõike tegema ühe käega või siduma kingapaelu ühe käega, ennast riietama ühe käega, kõike tegema ühe käega ja me ei tea, kas selle teise käe töö, halvatud käe töö taastub üldse kunagi või ei taastu. Ja senikaua, kuni taastub, peab ju ka hakkama saama ja elama võimalikult inimväärset elu. Ja siin selle tegevusvõim spetsialist kui tegevusterapeut siis tulebki appi. Aga mis teie kogemus näitab, kas naised või mehed on sellised tublimad võitlejad või on see kuidagi seotud mingite muude asjade, ma ei tea, vanuse või sotsiaalse staatuse või millega iganes, et kes need kõige tublimad taastujad tavaliselt on? Tegelikult ikkagi määrab hästi paljus ära see, kus on ajus kahjustuse koht ja kui suur see kahjustus on, et siin ei saa mingit paralleeli tuua kuidagi, et ühed taastuvad kuidagi paremini kui teised, et see on ikkagi pigem saab alguse sellest, kus see kahjustuse koht on. Aga vanusega on see kuidagi seotud või? On ka juhtumeid, kus 80-aastane taastub väga hästi ja samas 30-ne ei ole väga suuteline taastuma, et siin kahjuks ei saa ühtegi sellist vanuse või soo järgi eelistust tuua. No Regionaalhaiglal on insuldi arendusprojekt. Palun rääkige sellest, et mida see endast kujutab ja mis selle projekti eesmärgid on? Jaa, see arendusprojekt sai siis tegelikult alguse Haigekassa eestvedamisel ja toimib siis Eestis tegelikult kokku 4 haiglas, ehk siis peale meie regionaalhaigla projekti tehakse sarnaseid arendusprojekte ka Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis ja Ida-Viru Keskhaiglas. Ja tegelikult kõikide haiglate kogu projekti eesmärk laiemas pildis on muuta insuldijärgne elu paremaks, see taastumine lihtsamaks
ja veenduda, et inimesed saavad selle abi, mida nad vajavad. Ja probleem tegelikult tuligi eelkõige sellest, et täna Eestis saab insuldi aastas kuskil 4000 inimest, seda on väga-väga palju. Ja tihti need inimesed ja samuti nende lähedased, nagu ka Helen enne mainis, jäävad hätta. Nad ei tea, kuhu pöörduda abi saamiseks, nad on nii-öelda segaduses, šokis ja see on siis see probleem, mida me üritame lahendada. Aga väga sageli meditsiinis üldse on ju see olukord, kus tegelikult hädalisi või abivajajaid on rohkem, kui tegelikult suudetakse nende hädasid lahendada, et on järjekorrad ja nii edasi, et kui nüüd see 4000 insuldihaiget aastas, kõik tahaksid saada kvaliteetset taastusravi ja sinna kuuluvaid teenused, et kuidas seda üldse võimalik on korraldada? See ongi see $1 miljoni küsimus heas mõttes. Ehk siis me ka oma projektis, me teame, et me kogu maailma selle 2 aastaga ei päästa ega paranda, aga meil on siis oma konkreetsed lahendusideed, mida me testime ja katsetame ja kus on siis lootust, et kui me näeme oma praktikas, et need lahendused töötavad, need aitavad inimesi, aitavad lähedasi, muudavad võib-olla sellist taastumisprotsessi paremaks ja tõhusamaks, siis meil on ka nii-öelda Haigekassa näol toetajaskond olemas, et see siis need lahendused viia siis päris ellu hiljem kõikide patsientide siis veenduda, et see jõuab. Kas mõni idee on ka selline, mida te saate kohe jagada, et mis need lahendusideed on, et lihtsalt näitlikustada? Jaa, meil on minu kõrval istub siin samas Liise, kes on siis insuldiõde juhtumi korraldaja. See on täiesti uus roll, mis me arendusprojekti raames lõime ja Liise on siis see inimene, kes tegelikult meie arendusprojekti kaasatud patsiente 1 aasta jooksul jälgib, teeb neile tervisealast nõustamist, vastab vajadusel kõikidele küsimustele ja on igatepidi toeks siis nii patsiendile kui lähedastele. Aga Liise, siis äkki te räägite ise natukene oma senisest tööst, et mis te täpsemalt teete ja mis sellised suuremad, ma ei tea, võidud on olnud ja mis sellised suuremad, ma ei tea, väljakutsed, probleemid? Üks selline väga hea asi, üks väga hea ülesanne, mida ma endal võib-olla leian, on see, et ma annan teada perearstile, et kui tema nimistu patsient on saanud insuldi, siis, ja kas ta läheb siis edasi kas koju või mis on see järgmine tema etapp, et siis annan perearstile teada, et see asi on juhtunud, et perearst teaks jälgida, teaks, et on raviskeem ilmselt muutunud. Aga kas seda kuidagi elektrooniliselt sellest digisüsteemist välja ei tule, et ma võib-olla küsin naiivselt, aga ma kujutan ette, et kui on meil digilugu, et siis kui patsient saab mingisuguse sellise raskema diagnoosi nagu insult, siis kusagil lähevad mingisugused punased lipukesed üles ja perearst ka näeb, et tema nimistu patsiendil on mingisugune selline haigus. Jaa, see oleks see, mis oleks ideaal, küll aga tõesti, kui patsiendi eraldi või perearst eraldi läheb patsiendi digilukku vaatama, et siis ta näeks seda, aga ta peabki teadma, et ta teadlikult sinna otsima minema seda, et hetkel tõesti ühtegi teavitust talle ei tule. Et sellist võimalust, et nagu perearst näiteks sorteeriks, et tema nimistu patsiendid, kõik, kellel on insult, kuidagi eraldi nimekirjana välja tuleks, sellist asja ei ole? See oleks jälle selline ideaal, seda ei tule, jah. Aha, et selles mõttes te nagu mingis mõttes teete tööd, mida peaks olema võimalik lahendada mingisuguse IT-süsteemiga. Just, võib nii öelda. Ja nii kaua, kui seda IT-süsteemi arendatakse, siis te nii-öelda tulete appi ja lahendate seda siis nii-öelda käsitsi või inimtööjõuga. Jah, selle telefonikõnega. Aha. Te tahtsite siin vist kommenteerida ka siia juurde, et seda juttu, et see, mis puutub seda IT-süsteemi suutlikkust, et see kuidagi pani kõiki päid vangutama, et natuke pani kihama meie seltskonna. Ja, et mis see emotsioonid siis sellega kaasa? Ma olen ka seda meelt, et see on üks suur unistus, et see tehniliselt niimoodi laheneks, et see oleks super. Aga insuldiõde, et kui ma seda ametinimetust insuldiõde juhtumi korraldaja kuulen, et siis mul on selline klõnks käib läbi, sest et ma oleksin soovinud, et oleks selline ametikoht olnud siis, kui mina seda vajasin. Et tegelikult see põhiroll on ikkagi see, et ma saan tuge sellelt inimeselt, kes on spetsialist, ma saan informatsiooni, ma saan julgustust, ma saan mis iganes, on see tervis, on see
mingisugune informatsioon teraapiate kohta, et kus ma midagi saan, et ma ise olin küll väga, väga hädas sellega alguses. Et see on nagu see roll, et kui te olete näiteks nüüd haiglast koju saadetud, et siis ilmselt arstil ei ole lihtsalt füüsiliselt aega ega võimalik teie kõikidele küsimustele pidevalt vastata, eks ole, ta tegeleb juba uute haigetega, nüüd on vaja kedagi, kes aitaks teil ka igasuguseid praktilisi asju, anda nõu, kust mida otsida või leida, et see on just see asi siis, millega see juhtumikorraldaja tegeleb. Just, et lisaks sellele, et ta perearstiga teavitab, on see roll palju mitmekesisem, et tegelikult on ta laiemalt, ongi nagu juhtumikorraldaja, ehk siis ta aitab inimesel jõuda vajadusel taastusravile, aitab teha koostööd perearstidega, meil on ka mõned patsiendid, kes tulevad ja pöörduvad erinevate sotsiaalküsimustega inimese poole, et kuidas mul on näiteks vaja minna arsti juurde haiglasse, aga inimene ei ole ise võimeline bussi peale minema, elab 3. korrusel Mustamäel, on vaja kuidagi sealt siis haiglasse saada. Ja selliste küsimuste puhul pöördutakse samamoodi siis insuldi juhtumikorraldaja poole. Aga tegelikult see praktiline küsimus, et kui nüüd inimene tõesti on liikumine on tal raskendatud ja ta elabki näiteks sellises kortermajas, kus pole lifti ja peab treppidest liikuma ja ta seda ei suuda enam teha, et sellised, ma kujutan, et sellised olukorrad võib olla päris palju. Ikka võib-olla sadu, kui mitte tuhandeid kordi aastas. Et kas selles osas on teil ka mingisuguseid ideid või innovatsioone, kuidas seda olukorda lahendada? Ma ei tea, kas või tulla appi elamispinna vahetamisel või uue leidmisel või midagi sarnast? Või see on asi, mis on pigem nagu selline kinnisvara valdkonna teema, mitte meditsiini teema enam? Natuke see on seal ka abi tegevusterapeudist jällegi. Et esiteks, kui patsient liigub nüüd statsionaarist kodusesse keskkonda, siis tegevusterapeudil on võimalus teostada paar koduteenust, et kas või nõustada seda perekonda ja nõustada ka hädavajalike abivahendite osas, vaadata, kas neid on üldse sinna elamispinda võimalik paigutada, mingeid käetugesid, kas või lisakäsipuu koridori, et koostöös siis kohaliku omavalitsusega on võimalik kõiki neid soovitusi anda ja neid on ka teostatud tegelikult, et minu kogemus nagu näitab, et neid on tehtud. Aga nüüd, kui selline tavaline kodu võtta ette, et seal on ka ju tegelikult päris palju asju, kas või mingite esemete kätte saamine ja kõik muu, mis võib-olla inimesed ei tule ise selle peale, aga teil on palju kogemusi teiste hädalistega, et saate anda nõu, et ma ei tea, kas või seda, et kuidas toiduaineid paigutada või riideid või vannitoas korraldada pesemist või midagi? No põhilised järeltraumad ongi valdavalt siis pesemisel, et kuna inimene on iseseibine ja keskkond on libe ja kuskilt pole kinni ka hoida ja kui keegi abistab, siis ega ta väga seda pestavat inimest kinni ei saa hoida, et selle peale on vaja ennem mõelda ja need kohandused teha, et see kõik on nagu hästi võimalik organiseerida ja koostööd ka teha siis sotsiaalvaldkonnaga, kohaliku omavalitsusega. Jah. Ja see koostöö sotsiaalvaldkonnaga on tegelikult üks meie projekti eesmärkides samamoodi, et üks lahendusideid on ka selline lahendus nagu ühtne inforuum, kus me toomegi kokku tegelikult tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi sellised võtmeisikud, et just vahendada informatsiooni selle patsiendi seisundi kohta, vajaduste kohta, mis puudutab kodukohandust, ja kus siis on meie regionaalhaigla insuldiõde ja siis piirkondlikud erinevad osapooled, ehk siis me kaasame sinna Raplamaa haiglat, Rapla vallavalitsust, perearstikeskust ja seal keskkonnas siis tegelikult on võimalik juba meie insuldi ajal, kui see patsient on haiglas, anda informatsioon edasi perearstikeskusele ja kohalikule omavalitsusele, et näed, siin on üks patsient, kes on tegelikult teie nimistus, kes tuleb koju ja tal tõenäoliselt lähebki kohe vaja tegelikult abi seal kodus hakkama saamisega, et tal on aktiivsed lähedased, ta on tegelikult võimeline kodus elama, aga et tal kindlasti läheb sealt nagu vaja seda lisatuge, mida võibki just anda siis see kohalik omavalitsus koostöös siis perearstide ja meie insuldiaega.
no neid organisatsioone ja inimesi, kelle vahel on vaja tegevust koordineerida, te olete siin juba praegu, ma ei tea, ma kokku ei lugenud, aga umbes 10 on juba vist ära nimetatud, et kuidas see koordineerimine käib, et kas seal on ka igasuguse projekti koordineerimisega alati on ju see, et on vaja saada kõik ühele nõule ja siis alati keegi on vastu ja nii-öelda pidurdab seda, et kuidas see on läinud, et mis sellised kõige suuremad kitsaskohad seal on? Meil on projektis on tegelikult kokku 17 koostööpartnerit ja ausalt öeldes jah, see koordineerimine on väga-väga suur töö, nõuab väga palju aega, aga mis on minu jaoks olnud kõige positiivsem üllatus selle projekti loomise ja juhtimise osas, on see, et tegelikult küsimus ei ole üldse motivatsioonis. Inimesed näevad probleemi, nad tahavad seda lahendada, eks küsimus on kättevõtmises ja et olekski siis keegi, kes võtaks kätte ja aitaks tegelikult ka tegudeni jõuda ja kas või kutsukski kokku need inimesed, kellel on võib-olla eriarvamused ühe laua taha, et saaks siis seal need asjad läbi rääkida ja edasi liikuda. Et see on olnud selline positiivne üllatus just seoses koordineerimisega. No sellest raviteekonna projektist me oleme rääkinud, aga kas teil on ka mingisugune selline unelmate eesmärk või see, kuhu te tahaksite välja jõuda või millal te saate öelda, et nüüd on vähemalt esimene etapp on täidetud, et nüüd on see asi korras, et mis see selline konkreetne eesmärk teil on? See on hea küsimus, nagu ma ka alguses ütlesin, siis tegelikult see töö ei lõppe mitte kunagi, sest me räägime siin ka väga nagu laiadest suurtest probleemidest, mis puudutab näiteks logopeedide puudumisega, erinevate spetsialistide puudumisega, et need kõik tegelikult ka vähendavad seda nagu võimet, sest inimesed ei jõua nende vajalike spetsialistide juurde. Aga kui rääkida sellest tööst, mida meie saame teha ja täna teeme, siis kindlasti üks edupunkte, kus me võib-olla juba täna oleme, on see, et me tegutseme selles suunas. Meil on juba kaasatud patsiendid, kelle peal me tõesti näeme positiivseid tulemusi. Need on küll esmased, aga sellegipoolest, et see protsess käib, on minu jaoks juba see esimene samm. Ja nüüd järgmine samm ongi mõõta siis, kuidas see nüüd järgmise 2 aasta jooksul hakkab välja nägema, et mis need tulemused lõpuks on ja kuidas see siis hakkab tavaellu rakenduma, nii et loodetavasti sealt sirguvad välja sellised üle-eestilised teenused. Kas teil on ka mingeid eeskujusid, et meil siin samad naabruskonnas on riike, kus sotsiaalsüsteem on väga kõrgelt arenenud, Soome ja Rootsi näiteks, et kas seal on olukord meiega võrreldes kõvasti parem ja palju me sealt õppida saame? Nii ja naa, et häid süsteeme on, aga mis meie ka projekti kirjutamise juures ja ideede lahti mõtestamise juures sai määravaks, on see, et tegelikult neid lahendusi me võime vaadata välismaale ja näha seal häid lahendusi, aga me ei saa kunagi olla kindlad, et need töötavad Eestis, sest meil on täiesti teistmoodi tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem ja ilmselgelt me nüüd nagu kõike nullist ei hakka üles ehitama, ehk siis me peamegi, meie nagu ülesanne täna on siis see, et mõelda välja lahendused, mida me saame katsetada enda süsteemis, et jah, võtta muidugi mingeid häid nippe kuskilt välismaalt, aga et me ei saa olla veendunud, et see üks ühele ka päris elule vastab siin Eesti maastikul. Kas midagi on ka sellist, et kui te hakkasite selle tööga pihta, et mingi eeldus või oletus, mis nagu üldse paika ei pidanud, et mis teid selle asja juures kõige rohkem, ma ei tea, on üllatanud, et see asi ei ole nii, nagu te alguses arvasite? Üllatunud. Mina, kui ma tulin siia insuldiõena tööle, siis ma mõtestasin juba, et see kindlasti ei ole lihtne, et kindlasti saab raske olema ja nüüd, kui ma mõtlen, siis need patsiendid tõesti ei ole lihtsad ja siin need olukorrad on üsna keerulised ja kõik olukorrad on täiesti erinevad ka, et kuidas kellegi teekond läheb. Minu jaoks võib-olla üks üllatavaid asju on olnud see, et kui me rääkisime ka sellest, et üks nagu põhimotivatsioone, miks seda projekti üldse haigekassa alguses hakkas eest vedama, oli see, et inimesed ei jõua teenusteni. Ja üks minu arust praktilisi õppetunde meil on ka see, et isegi kui me pakume näiteks mingisuguseid teenuseid, siis alati inimesed ei taha, et seal ei olegi alati küsimus selles, et kas inimene on teadvustatud ja talle on pakutud neid selliseid sotsiaalteenuseid näiteks või võimalust ongi kodu kohandamist läbi viia. Ja meil on olnud üllatavalt palju inimesi, kes isegi kui talle serveerida, et see tegelikult muudab teie kodukeskkonna turvalisemaks ja teil on endal parem siin olla, siis
ikka on see, et ma saan ise hakkama, minu poeg tuleb, siin vaatab ise üle ja et ei soovita seda abi, et see on olnud võib-olla üks selline hüpotees, mis ei pidanud paika, et me saame ka nüüd patsiendi käest küsida, et miks see nii on siis, et jääb mulje, et projekt pakub igasuguseid häid lahendusi, aga patsiendid ei tahagi kõiki kasutada, millest see tuleb? Ma arvan sellest, et insuldi inimene, kui pärast insulti on väga endasse tõmbunud ja ei soovi kuidagi esiplaanil olla ja kui on emotsionaalsed probleemid ja selline ebakindlus ja sellepärast võib-olla ka, et ei ole ka sellist praktikat olnud ju varem, et keegi teadis rääkida kusagilt, et kõik on nii uus ja ta ei tea, mis sellega kaasneb, et kui nüüd tuleb keegi võõras mulle siia koju, näitab mulle igasuguseid asju, huvitavaid asju, kas ma siis neid tahan ja ikka võõras inimene tuleb ja Eesti inimene on ikka selline inimene, et natukene oma ette ja et ärge tülitage mind ja aga samal ajal mul on raske ja tahaksin abi saada ja jah. Aga kui teil nüüd oleks, kindlasti te olete juba ka oma arvamusi ja ettepanekuid edastanud, aga nüüd siin ka raadiokuulajate ees, et mis teie nagu, kui patsiendi sellised kõige suuremad soovid oleks sellele raviteekonna projektile, et mida kõige esimeses järjekorras peaks parandama? No ma olen alati öelnud, et see projekt üldse on patsiendi unistus, aga mida vaja on kindlasti parandada kommunikatsioon ja tehnilised lahendused, et see on see, mis töötaks, et ja loomulikult jah, sinna juurde inimesed, et ma väga loodan, et insuldiõde jääb, et see ametikoht jääb, et see ei ole ainult projektiga seotud ja ma arvan, et need tehnilised lahendused väga, millest me ennem rääkisime. Enne olite ka väga heal arvamusel juhtumikorraldaja tööst, et sellist ametikohta varem ei olnud, et sellest oleks olnud omal ajal teile ka palju abi. Absoluutselt, ma otsisin, ma olingi esimene pool aastat, ma olin ikka väga suures hädas ja ma olin ka voodihaige paar kuud, et ma oleksin soovinud sellist inimest enda ellu, et kellega arutada. Ja meil on seoses nende tehniliste lahenduste ja juhtumikorraldajatega tooks esile ka selle, et meil on üks lahendusi, siis, mis on digitaalne juhtumikorraldaja, ehk siis mis üritab mingil määral täita sellist juhtumikorraldaja tööd läbi nutirakenduse. Ehk siis meil on regionaalhaigla insuldi äpp ja seal siis saab siis kas patsient või lähedane vastavalt siis ravietapile, kus hetkel patsient viibib, vastuseid erinevatele küsimustele. Ehk siis, et tõesti vähendada koormust, et arst ei pea olema see inimene, kes vastab kõikidele miljonitele küsimustele, vaid et osad nendest küsimustest saaksidki vastuse digitaalsel kujul. Ja et vähendada seda, et võib-olla ka see info üleküllus tekiks valel ajahetkel, ongi seal siis niimoodi etapiviisiliselt need küsimused ära jaotatud ja siis automaatselt saadetakse teavitusi sellele kasutajale. Ma tegelikult olen töötanud neuroloogilises rehabilitatsioonis aastast 2005 ja meie prioriteet on olnud värske insult, aga ja meeskond on näinud, et kogu selle töö vältel me oleme näinud, kus on need kõige suuremad kitsaskohad ja kuhu tahaks nagu selle projektiga jõuda. Vaadates siis tegevusterapeudi seisukohalt on see, et patsient läheb statsionaarselt ravilt kodusele ravile, kus siis toimub tema tegevusvõime taastamine maksimaalselt võimalikule tasemele ja siis on kaasatud hoolduspersonali, et see taastumine oleks võimalikult kiire ja võimalikult optimaalse abiga, et jätta patsiendile endale see aktiivsus. Ja samas me ei tohi unustada ära ka seda, et kui meil on üks patsient kodus, siis tema juures on ka vähemalt üks inimene, kes tuleb töölt ära. Et meil on vaja tegelikult saada inimene tööellu tagasi, see, kes on hooldaja, kui ka hooldatav võib tegelikult liikuda ühel päeval tööellu tagasi. Ehk et ma näeksin seda, kus see patsient liigub meditsiinisüsteemist sotsiaalsüsteemi ja võib-olla töötukassasüsteemi ja tööle tagasi. Et see oleks nagu selline kõige ideaalsem, mis ma tahaks näha. Ja üks arendusprojekti lahendusi, mida veel tooks esile, on tegelikult insuldikonsiilium või ravimeeskonna koosolek, kus siis, mille kutsub kokku regionaalhaigla insuldiõde ja kus osaleb siis nii patsient, lähedane,
raviarst ja vajadusel ka siis erinevad terapeudid. Ja seal sellel koosolekul siis käiakse läbi kõik, mis juhtus, mis on hetkeseis selle patsiendiga, mis olid need riskitegurid, et insult tekkis ja koostatakse üheskoos selline insuldijärgne raviplaan, kus on siis nii raviskeem ja ka erinevad eesmärgid, mis on koos patsiendiga püstitatud. Ja see on olnud ka selles mõttes väga huvitav väljakutse hetkel koroona tingimustes, et tegelikult me oleme saanud väga paljud lähedased ühinema just läbi virtuaallahenduste, eks videosilla teel. Ja see on olnud väga positiivne kogemus, ehk siis inimesed, kes võib-olla on haiglas ja muidu ei saa lähedastega kokku, siis vähemalt seal videosilla teel saavad osa sellest koosolekust. Ja seal protsessis on siis ette nähtud, et see koosolek toimub 2 korral, et üks on siis esmaravi lõpus, ehk siis kui inimene on veel Mustamäel, ja teine on siis 3 kuu möödudes, ehk inimene kutsutakse tagasi meie juurde, talle tehakse korduvhindamised ja siis koostatakse siis uus selline raviplaan. Et see on ka üks uusi lahendusi, mida me pakume. Nii, aga juttu tegime siis regionaalhaigla insuldi raviteekonna projektist ja sellest me ilmselt räägime kunagi veel, sest see on alles algusjärgus ja pikk tee on veel minna. Aitäh oma mõtteid meiega jagamast, te kuulasite regionaalhaigla tervise pooltundi ja saadet juhtis Ando Sinisalu. Regionaalhaigla tervise pooltund.